Eestis on põlevkivikiht umbes 2,5 meetri paksune. Põhjarannikul ulatub see peaaegu maapinnale. Lõunasuunas sukeldub see kuni 70 meetri sügavusele mulla- ja paekivikihtide alla. Et põlevkivi maa alt kätte saada, tuleb esmalt kaevata šaht. Šahti alumine ots ulatub põlevkivikihini. Sealt hakatakse mööda põlevkivikihti edasi liikuma, moodustades omalaadse ristteede võrgustiku. Aastakümnete jooksul laieneb kaevandus igas suunas. Kaevanduse lage hoiavad üleval jämedad sambad, mida kaevurite keeles kutsutakse tervikuteks. Maa-aluse Estonia kaevanduse pindala on 40 aasta jooksul kasvanud Tallinna linna suuruseks. Kui põlevkivikiht on maapinnale lähemal, kaevandatakse seda pealtpoolt. Siis nimetatakse seda pealmaa kaevanduseks ehk karjääriks. Karjääris tuleb esmalt eemaldada mullakiht. Seejärel lõhatakse pinnas kuni põlevkivikihini ning tõstetakse eest ära. Siis saab põlevkivi kätte. Seda sügavat kraavi nimetatakse tranšeeks. Kui põlevkivi on tranšee põhjast eemaldatud, tõstab ekskavaator sinna järgmisena lõhatud pinnase, paljastades järgmise koguse põlevkivi. Niiviisi aeglaselt liigub kitsas tranšee mööda põlevkivi maardlat edasi. Järele jäävad paekivikuhjad, mida nimetatakse aheraineks. Aheraine kuhjad tasandatakse ning selle peale istutatakse uuesti mets. Kui kaevandus saab tühjaks, jääb alles viimane tranšee kraav, mis täitub aja jooksul veega. Suletud Aidu karjääri otsustati teha veespordikeskus. Kui kasutame loodusvarasid, siis on meie kohus jätta endast maha maa, kus saab tärgata taas uus elu.